negatiivsed kommentaarid lihtsalt ei mõjuta mind absoluutselt. Keegi võib kommenteerida, vaata paks loll üritab midagi rääkida. No vaata... Kui see inimene, kes see kommentaari jättis, ei ole mu ema, siis ma ei huvita. Mina kunagi ei suutnud seda teha. Nagu ammu, ma mingi, mis mõttes ma ei vasta vaata. Sa vaatad inimesi, kes sulle ei meeldi, kuulad nende sisu, mis on sinu jaoks täiesti mõttetu seosetu. Sa võtad oma aja, kirjutad kommentaari veel. See on nagu see ehte värk, enne rääkisime. Ma tean, et ma ei meeldi kõigile. See on fine. Mul hakkas kohe silme ees tulema ka, et mis inimene see on. Vaata, tark, ilus, humoorikas, edukas, kaunis. Mida te kommentaarides välja annate, räägib teist palju. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Täna naaseme teie küsimuste juurde, eriti just küsimused Soulehe, meie Austraalia ehtebrändiga seoses. Nii et mis siin ikka pikka juttu ei ole, hüppame kohe küsimustesse. Jah, üle-eelmine või eelmine episood oli siis nii-öelda see Soulehe küsimuste esimene osa. Ja me ei tea, mis järjekorras need asjad välja tulevad, on ju. Arvatavasti üle-eelmine episood. Jah. Eeldame. Nii, ja siis seal juba sai päris palju räägitud ja kui ma siin silmadega üle käisin, et neid küsimusi on oma jagu, aga need on kõik sellised, et võib-olla on hea seda eelmist episoodi ka kuulda, sest seal me võib-olla räägime just nagu sotsiaalmeedia mõttes suht süvitsi, või üks pool osa puudutab sotsiaalmeediat. Et siis siin on ka mingeid küsimusi sotsiaalmeediaga seoses, et me ei hakka neid asju kordama, et siis on päris hea, kui te kuulate seda eelmist osa ka. Just. No nii, aga hakkan pihta. Ma vist lugesin eelmises osas viimase küsimuse, nii et tulista sina. Jah, eelmises osas vist viimane oli, et kui palju raha oli vaja, et Soulehe üldse alguses käima saada, on ju? Jah, ja nii. Siis põhimõtteliselt, aga mitte päris. Okay. See pidi olema viimane, aga siis me küsisime ühe küsimuse. Okei, ühesõnaga siit ikkagi siis järgmine. Kuidas tulla toime sellega, kui postitus ei lähe hästi? Nagu postitusel siis nagu sotsiaalmeedias. Jah, siin on siis mõeldud et sotsiaalmeediaga see on, nagu ma ütlesin ka, et neid küsimusi tuli väga palju erinevaid, et ma natuke siin toimetasin ka nende küsimustega, aga siin siis on mõeldud seda, kuidas eelmises episoodis näiteks oli küsimus, et kuidas sotsiaalmeediakontot teha ettevõttele või kuidas saada enesekindlus sellele ja nii edasi, nii et sealt nagu lisaks siis see. Jah, et põhimõtteliselt ma kordaks nagu seda, mis ma eelmises episoodis põhimõtteliselt juba rääkisin, et kui me nüüd räägime postitusest ja sotsiaalmeediast ja ettevõtte sotsiaalmeediast eriti, siis on küsimus see, et mis tähendab, et ei lähe hästi. Said vähe laike, see ärikontol ei tähenda see just, ei tähenda, et hästi ei lähe. Et hästi ei lähe. Kui me räägime tavalisest nii-öelda sisuloomest, inimesed siis, ma ei tea, meelelohutuseks vaatavad, kui ei lähe hästi, näiteks kui meil on mõni, ma ei tea, podcast, mis ei lähe hästi või YouTube'i video, mis ei lähe hästi või Instagramis, siis ongi see, et siis on nagu kaks varianti isiklikus plaanis minu jaoks. On see, et variant A, et sa tegid kehva sisu või variant B, sa tegid uut sisu. Vahepeal uuel sisul inimestele meeldib see, mis neile meeldib ja vahepeal uued asjad ei lähe kohe esimese asja niimoodi kõmm käima, on ju. Et võib-olla tuleb alles inimesi harjutada seda uut sisu vaatama. Nii et, aga äri mõistes, kuidas tulla toime, ma eeldaks, et see küsimus on pigelt mõeldud seda, et äri mõistes ja just seda, et ongi vähe laike ja asju. Ma arvan, et see on lihtsalt paratamatus. No seda me rääkisime eelmine episood, et ongi see, et kui sa ise vaatad ka, sa ei lähe Nike brändi Instagrami kontot hullult jälgima ja kõiki neid postitusi laikima, kui nad panevad uutest tossudest pildi, on ja sulle võivad need meeldida ja sa võib-olla lähed neid ostma, aga sa ei pane suure tõenäosusega sinna like. Ehk siis seal me rääkisime ka, et ettevõtte kontodel väga tihti ongi niimoodi, et ma saangi 4 laiki, aga see ei ole oluline, küsimus on mitu müüki ma saan sealt või mis strateegia seal taga on ju. Just. Et ma ütleks et ettevõtte postitusi tegelikult ei saa üldse jälgida selle likeide või selle järgi, aga kui minna reaalselt süvitsi, et kui sul ei lähe hästi postitustel ja kogu sotsiaalmeedia point ettevõtte kontol on see,
et need tooks sulle müüki või uusi kliente või olemasolevaid kliente, noh, mis see müügiteekond on ju, et soojendad seal kliente ja nii edasi. Et siis tuleb võib-olla üle vaadata oma strateegia. Et kui me ei räägi nüüd üksi ainult likeidest, sest likeid lõppkokkuvõttes ei ole näitajad, et siis vaadata üle oma strateegia, kuidas läheneda, mismoodi läheneda ja jällegi ma arvan, me tuleme sealt tagasi nagu eelmise episoodi juurde, kus kohas me räägimegi sellest nagu ühe skaala otsast on ju ja teise skaala otsas, et proovida erinevaid viise, kui sul ei ole veel oma käekiri või oma kindel strateegia välja kujunenud, siis lihtsalt proovid, vaatad, kuidas teised teevad, imelised ChatGPT-d ja kõik muud AI rakendused on olemas, kellelt nõu saada ja siis on olemas koolitused, kuhu minna ja seal uurida, et lõppkokkuvõttes, et su sotsiaalmeedia tooks sulle reaalselt müüke sinu teenusele või sinu tootele, siis seal taga peab olema strateegia. Et seda puusalt suvaliselt teha ikkagi lõppkokkuvõttes ei saa pikas plaanis. Alguses alustad puusalt. Samas ma ütleks ka seda, et noh, järjest rohkem on ka raske mõõta, kust tulevad sul müügid. Et nagu järjest rohkem on see, noh, meil on Euroopa näiteks privaatsusseadused ja asjad, et mis on kõik nagu super, aga lihtsalt kui sa oled äri, siis järjest rohkem ja järjest raskemaks muudetakse seda, et mõõta, kust kõik su müügid tulevad. Ehk siis isegi nii et lõppkokkuvõttes sa ei saa 100% öelda ka, et noh, näiteks ma näen veebipoes, inimene vajutas Instagramis poe lingi peale, tuli, ostis endale käevõru, väga tore. Aga siis samas ma näen, et keegi inimene kirjutas sisse soulhe.com ja tuli ostis on ju käevõru. Aga võimalik, et see inimene on aasta aega olnud meil Instagrami jälgija on ju. Aga kuigi minu numbrites ei ole see ost mitte kuidagi Instagramiga seotud, aga võimalik, et kui me seda Instagrami ei teeks, seda ostu ei eksisteeriks. Et ikkagi lõppkokkuvõttes see sotsiaalmeedia nagu toetab nii palju ja täpselt samamoodi, eriti kui sul on füüsiline koht ja teenus, inimene ei kõnni sisse ja ütle, mina olen sinu Instagrami jälgija ja sellepärast ma olen siin. Noh, et see on natukene pseudoteadus ka, et kui palju nüüd investeerida sinna Instagrami ja seda teha, et kas ja kui palju see toob sulle tagasi, et selles mõttes on keeruline ka, et raske mõõta. No sa vaatad jälle ettevõtluses, sa ei vaata nagu, kuidas sul tänane päev läks või kuidas see nädal läks või kuidas see kuu läks, sa teed aasta prognoosid ja sa teed aastas käivad need asjad, on ju. Et sa ei saa mõõta, et nagu me rääkisime ka, sa ei saa mõõta detsembrikuud, näiteks meie puhul toote business, luksuri, ehted, kingitus. Sa ei saa mõõta detsembrit ja märtsikuud, nagu see ei ole reaalne vaata ja samamoodi ei saa päevi vaadata, et üks päev ongi, ma ei tea, paar müüki, suurt midagi ja teine päev täiesti lambi koha pealt, hunnik müüke, hunnik inimesi online'ist igal poolt on ju. Ja see ongi, et aga mis ma siis nüüd tegin, et miks on niimoodi on ju, et seal on taga mingisugused loogikad ja asjad, aga suures pildis ongi see, et asju ei saa mõõta nende likeide ja asjade järgi, et see üks postitus või need asjad on üliolulised sotsiaalmeedias lõppkokkuvõttes, et samamoodi kui nüüd me enda poe kinni paneme, sest ma avame uue poe, aga et kui ma nüüd siis viimane nädal, 2 nädalat, 3 nädalat tegin seda teavitustööd nii-öelda poes, et kõik, kes poodi sisse astusid, ringi käisid, ma käisin neile rääkimas ja andsin oma visiitkaardi, et ma olen poodi kinni panemas, siis väga paljud ütlesid mulle, ma tean, ma nägin Instagramis või siis väga paljud kuulasid mu juttu ära ja ütlesid, kui ma sellel hetkel ütlesin, et ära siis unusta meid sotsiaalmeedias jälgida, et siis sa saad teada, et kus meil on uus pood, millal meil on avamine, meil tuleb suur äge avamine, tule kindlasti kohale, teeme soodukat, värk-särki. Siis alles ta ütleb mulle, ja ma tean, ma jälgin sind Instas juba ammu. Ja või siis on see, et väga paljud ütlesid linna peale levivad jutud. Ma mingi lahe linna peale levivad jutud lihtsalt. Et sellepärast ma tulingi, et linnas juba räägiti, et ma panen kinni. Ehk siis, kui ma ei oleks seda teavitustööd nii-öelda 2 nädalat teinud, ma ei teaks neid, ma ei teaks seda, et need inimesed tulid selle pärast, et ma panin Instagrami selle story või postituse. Ma sain sellele postitusele ma ei tea, 10 laiki. Seda on vaadatud, ma ei tea, mitu tuhat korda või mitu 100 korda on ju.
aga sain 10 laiki ja juba see hetk, kus ma tean, et inimesed nägid Instagramist ja nii edasi, et sa ei tea kunagi, mis mõju võib olla sellel postitusel, mis sa täna üles paned. Et sa arvad, mis mõttetu, mida ma panen sellest, saan 2 laiki on ja 3 inimest nägid. Aga kui need 3 inimest, nendest 1 tuleb poodi ja ostab sult 500 või noh, mis iganes, tuleb ta sul poodi või tuleb seda su teenust lõpuks ostma või noh, see ostuteekond ei käi niimoodi, et ta nüüd järsku nägi ja nüüd ostab, see võib ka nii olla, aga suures pildis ostuteekond ei käi nii. Absoluutselt. Et sellel on, ma ei tea, 7 sammu on jah, rusikareegel on, et sul peab olema 7 või 8 seda kontakti kliendiga enne, kui ta üldse hakkab kaaluma no see on põhimõtteliselt püramiid on ju, et vaikselt hakkad alt minema, kuniks sa jõuad tippu ja tipus alles on see kuum klient, kes ostab sult midagi on ju. Meil on ainult kuumad kliendid. ja siis on jah, kuidas hoida ka kuumi kliente, et ei unustaks näiteks sotsiaalmeedias, sa keskendud hästi palju sellele, et saad uusi kliente. Aga kuidas sa oma kuumi kliente hoiad on ju. Jah, just. Ma arvan, et need on need meemid, kus on see, et sa nagu tegeled hästi palju sellega, et saad uusi kliente, et uued kliendid on nagu, noh, ma ei tea, kuskil kõrgel kohal on ju. Ja siis on nagu mingi vana kepiga, siukene nagu kõdunenud nurgas on siis see klient, kes tegelikult käib iga kuu su juures. Temale see üldse tähendab, suva tema vaata. Need uued teile ma teen soodukad, aga suva see vana klient, kes iga kuu mind tegelikult toetab, vaata. Nii et ja need on meemid, mitte Soulhe strateegia, eks ole. Ja, need on meemid, need on päris head. Et selles mõttes jällegi, kuidas sa mõõdad, et su postitusel läheb halvasti. Et kui sa tead, et strateegiliselt läheb halvasti, nagu müüke sul mitte kuskil ei ole ja sa ainult postitad iga päev nagu jah, sul läheb halvasti siis, kui sa oled tegutsenud, ma ei tea, aasta otsa, pool aastat, sul ei ole ühtegi müüki ja sa postitad iga päev või vähemalt 5 korda nädalas. Kui sul siis ei ole müüke. No see on nii keeruline teema. Jälle mida sa müüd on ja? Jah, et mida kui sa müüd teenust, kus sul on, ma ei tea, 1000, ikka, siis tasuks minna kursusele, vaadata üle oma strateegia ja siis võib-olla on see, et see ei tööta, mis sa teed. Aga kui sa oled teinud 6 aega midagi ja sul ei ole müüke ja ma ei tea, laike ja asju, siis see ei tähenda, et kõik on halvasti. Väga keeruline mõõta seda. Keeruline mõõta. Aga mis ma veel tahtsin öelda selle oma siseloome poolest, mis sa ütlesid ka, et noh, et kui sa teed mingit uut asja, et täpselt see, et ühel hetkel, kui sul on oma see jälgijaskond kasvatatud, mis iganes see number on, jällegi ei ole see number followeride arvust kõige tähtsam, vaid olulisem on natuke see, et kui palju nad on sinuga kaasatud, kui palju nad sinuga suhtlevad DM-ides, kui palju nad, ma ei tea, on jah, sinu teemadega nii-öelda kaasa räägivad, et lihtsalt, et kui sa teed pikka aega nagu mingit kindlat asja, ja siis järsku nagu teed midagi uut, siis inimestel on hästi raske seda alguses vastu võtta. Et siis see jällegi ei tähenda, et sa tegid kehva postituse või kehva asja, vaid inimesed lihtsalt ei ole harjunud sellega ja sa pead seda veel proovima. Et alati, kui midagi uut proovid, et siis ei tasu nagu kohe seda prügikasti visata, et see sai nii vähe laike või kedagi ei huvitanud võib-olla vaata, et see ei pruugi olla halb selles mõttes. Just. No et. Mulle meeldivad sotsiaalmeedia teemad. Tundub nii. Sulle ei meeldi või? Ei, mulle meeldib ka. Absoluutselt, väga meeldib. Nii, kuidas tulla toime negatiivsete kommentaaride või arvamustega? Tahad enne vastata? Ei. Vasta ikka enne. Vastan mina enne. Ma arvan, et sa vastad lühemalt kui mina, nii et. Jällegi küsimus, kuidas, need on küsitud Soulhe mõistes. Ma pean õnneks ütlema, et minu arust me ei ole mega palju nagu negatiivset tagasiside saanud Soulhega seoses. Ma ütleks, et ma nägin seda küsimust, et me ei olegi saanud. Nagu selles mõttes, et keegi ei olegi, nagu et muidugi on olnud toodetel mingisugused, ma mäletan, siin on jälle siin on podcastis sellest me oleme rääkinud, kus on olnud, ma ei tea, mingi kett või asi läks katki ja siis kirjutati kuri kiri sellest, kuidas me võtsime ka rohkem raha, kuigi tegelikult me jooksime talle järgi ja andsime selle 5 veel talle tagasi ja vabandasime. Ühesõnaga, et see oli lihtsalt siuke veits attitude'iga mingi teema, vaata. Ja nagu mõned üksikud mingid asjad on, mis tulevad nendesse tootebusinessides eriti ette vaata, et võib juhtuda, et midagi läheb katki või mingi asi on, et siis ongi see, et noh, kuidas me siis sellesse suhtume, mina esimest korrad nutsin on ja, et ma panen Soulhe kinni ja mina ei taha mingit jama inimestele toota, aga et noh, tegelikult see ei käi nii, ma ei toodagi jama.
et siis on see, kuidas sellesse suhtuda, et noh, siis on, et okei, et ma võtan toote tagasi, ma teen ekspertiisi, ma maksan inimesele raha tagasi või ta tahab uut toodet või nagu mida iganes, on ju. Aga et selles mõttes, et keegi midagi halb, noh, et siin on ju mõeldud negatiivsete kommentaaride või arvamustega, siis see, et keegi oleks tulnud ütlema, et mul on koledad ehted, pole olnud. Liiga kallid, mõttetud. Liiga kallid võib-olla, aga noh, siit on jälle see, et kui vaata, kui see, me räägime pärast seda miks mitte poolt või see nagu podcasti või sisuloome poolt, mis me teeme nii-öelda meelelahutuse vormis, sellest me võime rääkida teistpidi. Aga kui me räägime Soulehest konkreetselt, siis ausalt öeldes mind üldse ei huvita. Et nagu esiteks, ma ei ole kuulnud, et keegi on tulnud ütlema, et talle ei meeldi või mis iganes on ju. Aga teiseks, ma arvan, et inimesed ei jõuagi sinna poodi esiteks, sest miks nad peaks jõudma nagu ehteid vaatama, mis neile ei meeldi. Ja teine asi on see, et see mind nagu üldse ei kõigutaks ega huvitaks, sellepärast, et igal asjal on oma sihtgrupp. Ja fakt on see, et mul on ilusad ehted ja sellel on oma sihtgrupp, kellele meeldivad need ehted. Ja need, kellele ei meeldi, neile järelikult see stiil ei meeldi ja see on okei. See mind kuidagi üldse ei kõiguta ega mõjuta, et ma olen ju teadlik, et kõigile need ehted ei sobi. Ja on inimesi ju, kellele väga meeldivad need ehted, kristallid, värgid, aga nemad ei kanna, sest see ei ole nende stiil näiteks. Aga et kuskilt, ma ei tea, ma mõtlesin sellele, et ei ole, keegi ei ole tulnud ütlema seda. Mina ka ei tea. Mitte kordagi. Ja isegi selles mõttes, et isegi kui keegi, et jah, mis nad öelda saavad, liiga kole või noh, liiga kallis, liiga kallis, et ma mõtlen need asjad, mis nagu inimesed saaks öelda, et noh, et kui on kole, siis noh, seda ma tean 100%, nagu sa ütlesid, kõik inimesed ei arva, et meie ehted on maailma parimad asjad. Inimesed on erinev maitse, ühele meeldivad ühed tossud, teisele meeldivad teised tossud, ühele meeldivad ühed käevõrd, teised on ja lihtne. Et see nagu, jah, mul ei ole isegi mingisugust pettekujutelma, et kõik inimesed lihtsalt arvavad, et meil on maailma kõige ilusamad ehted. Liiga kallis, jällegi suhteline, aga ja ma saan aru, kuidas, et noh, jällegi me teeme, see on luksustoode, sul ei ole vaja sul ei ole vaja nagu vett või toitu, et ellu jääda, et sa ei pea ostma seda. Ma saan aru, et ongi mõni kaelakee on ju $200, noh, selles mõttes, ta ei ole odav, ta ei ole siuke, et ma isegi ei mõtle piiks ja andke mulle 10 tükki. No on sellised päris palju kliente meil tegelikult. On selliseid kliente ka, aga lihtsalt ma saan sellest aru, et see on nagu, aga kindlasti ta ei ole, selles mõttes ta ei ole liiga kallis, et ma arvan, ta on väga õiglaselt hinnastatud. Ja seal ongi see, et kelle jaoks, noh, ma ütleks niimoodi selle kalliduse kohta, et kelle jaoks on see liiga kallis, siis see ongi tema jaoks liiga kallis ja tema ei olegi meie sihtgrupp, sellepärast, et tegelikult ma ütleks, et me oleme ikkagi hinna seal praegu alumises otsas, et tegelikult me peaksime oma hindu tõstma. Arvatavasti see varsti juhtubki uue poega. Aga nagu point on see, et see esiteks, kui me räägime reaalselt kullast, hõbedast ja kristallidest, siis see ei ole nagu mingi hind, mida võtta suvaliselt, need on kallid. See materjal üksinda on juba mingi X summa. Ja teine asi on see, et see on käsitöö. Ma olen kõik ise loonud ja ma olen siin füüsiliselt kohal ja nagu see kvaliteet sinna otsa, ma ei kasuta mingisuguseid jälle alumise otsa mingisugust materjali on ja, et mul on kvaliteetsed materjalid, et tegelikult ka kristallide mõttes, nagu kui me võtame reaalselt nagu mingi tiigrisilma, noh lihtsalt suvaline näide tiigrisilm, et seal on nagu, ma ei tea, 7, 8 kuni 10 aastat, mis skaalal sa neid tellid, et see tuleb nagu sellest kvaliteedist, mustrist ja nendest asjadest välja. Tavainimene ei pruugi sellest aru saada. Aga et sa ei saa selles mõttes aru, et see on odav ja see on kallis, aga kui sa reaalselt, kui ma paneksin need kaks asja kõrvuti, teeks nendest nagu odavamast ja kallimast nagu kvaliteedi mõttes siis on ja, et sellest väga mingi, ma ei tea, 7A tiigri silmast teen käevõru ja ma ostaksin nüüd selle kõige odavama ja paneksin need kõrvuti, siis inimene ei mõtlekski, aga ta võtaks selle kallima. Ja ta hinna mõttes ka, kui ma panekski ühe hinnaks, paneks $20 ja teise hind on $60, siis inimene võtaks selle $60. Sa visuaalselt tegelikult näed selle kvaliteedi ära, aga sa ei mõtle sellele, sellepärast, et nagu sa ei tea seda. Ehk siis point on see ka, et ma kasutan
nagu väga kõrget kvaliteeti, täpselt samamoodi näiteks tuua näide jälle nagu väga soolehepõhiselt, aga need ongi soolehele küsimused. Et näiteks karneool, kristall on punane ja odav karneool näeb kole välja minu meelest. Ta on selline läbipaistev, punane kristall. Pole minu stiil, näed, ütlesin kole. Keegi teeb selliseid kristallaehteid ja see on fine ja kui kellelegi meeldib, see on väga tore, aga see tuleb ka odavam, sellepärast et see on juba tuleb toote hinnast sisse. Minu karneool, mis minul näiteks sees on selline sügav, tume, sükene punane, mis ei paista läbi, mis on väga stiilne ja elegantne ja väga luksusnik näeb välja. Aga nende kahe hind on topelt, kui mitte rohkem. Et kui ma ostaksin seda odavamat karneooli, siis ma saaksin selle eest 2 korda rohkem ehteid teha, kui ma saan selle suure. Ja sealt esiteks tuleb juba materjali hind, on ju. Siis pane juurde, et mina teen kõik need ehted üksinda, selles mõttes, et mina disainin need, ma teen need käsitööna. See on tohutu aeg, mis ei ole nagu kuskil liinitöö peal tehtud, on ju. Et ma ei teli neid sisse, pluss see on minu disain. Sellist täpselt samasugust on ainult siis, kui keegi teeb copy-paste'i, sest minul on väga lihtne reegel, ma ei käi vaatamas teiste, kes teevad sarnaseid asju algusest peale, ma ei vaata neid inimesi, ma ei jälgi neid inimesi, ma ei käi neid vaatamas, mina oma inspiratsiooni saan kuskilt mujalt. Ja kolmas asi on see nii-öelda kõik muu, mis sinna juurde tuleb, et kus kohas ma siis neid ehteid müün, on ju, et et mul on enamasti öko kõik, et kõik minu pakkepaberid, minu pakkematerjalid, kõik kleepsud, kõik asjad on keskkonnasäästlikud, et ma üritan võimalikult vähe prügi toota. Nüüd on tulnud meie paki sisse kleepsud, aga algusest peale oli see, et vaata, ma ei pane mingid igasugu mingid miljon asja sinna lisaks, on ju, mida inimesed viskavad prügikasti lõpuks, et ökoasjad maksavad rohkem kui muud, on ju. Ja sinna juurde kõik see muu, et kui sa nagu lood ilusa poe, kõik see maksab väga palju raha ja see peab see peab ju tagasi tulema. Pluss ma arvan, ma pakun nii-öelda lisaks sellele, et ma teen seda kõike ise, ma olen ju ise füüsiliselt poes kohal, inimesed saavad konkreetselt minuga rääkida, inimesed saavad teha customer ordereid, ehk siis me koos disainime talle sellise käevõru või sellise kaelakee, nagu tema tahab. Näiteks üks naine käis, me disainisime koos, tal tuleb endal sünnipäev ja ta teeb kõigile oma sõbrannadele kingituse oma sünnipäeval, nii et ta tellis mult 10 käevõru, disainisime koos käevõrud talle, on ju, sünnipäevaks ja mingid sellised asjad. Ja lisaks sellele, mis võib-olla nagu minu jaoks tundub täiesti elementaarne, sest see ongi see teenus, mis olema peab, siis näiteks kui me sõbrannaga rääkisime, ta ütles ka, et see nagu nii tähtis või nagu see nii eksklusiivne justkui, et kui mul tulebki inimene poodi ja näide, neid on mitmeid olnud, aga lihtsalt kuna just see 3 päeva tagasi juhtus, et siis oligi, mul tuli üks naine poodi, nimelt, et vaata aknalt ta kõndis mööda, hästi huvitav, kas ma ei rääkinud seda siin juba, on ju? Ei, podcastis ei ole rääkinud seda minu arust. Hästi huvitav jällegi ostuteekond ka, mida saab jälgida hästi palju, siis et kui ma juba, vaata, üks asi on see sotsiaalmeedias, kus ma teame, millal inimene sellele ostule jõudis ja kuidas sa siis teed marketingi, kuidas sa üldse kõike teed, siis näiteks füüsiline pood, ise seal koha peal olla, ülioluline, vähemalt ma arvan alguses sellepärast, et sealt tekib see hetk, et ma näen, kuidas inimene ostuni jõuab. Või siis ma saan talt küsida vähemalt, on ju. Et näiteks oligi paar päeva tagasi, tuli üks naine poodi, ta kõndis mööda vaateaknast, kus kohas oli pärlkaelakee. Ja ma nägin, et ta sealt mööda kõndis, aga mina ise olin teisel pool poodi ja ma ei ole selline agressiivne läheneja. Et kui mul tekib inimesega silmside, siis ma kohe annan teada, et ma olen siin ja et kui tal on abi vaja, siis ta annaks teada. Aga et ma ei hüppa nagu inimesele ligi. Siuke nagu Eestis käib. Ära roni liiga lähedale, ma ei saa muidu rahulikult vaadata, mida iganes on ju. Just. Ja tegelikult ka austraallastele see meeldib. Arvaks, et nad tahavad hästi palju jutustada, tegelikult lõpuks sa segad inimest, vaata, kui sa ainult ilmast ja asjadest seletad. Ja siis, ühesõnaga ta tuli poodi sisse, vaatas seal natuke, siis ta nägi mind, siis ma teretasin teda, ütlesin, kui tal on abi vaja, siis ta ütles, et ta tahaks ühte, ma kuulsin kõrvarõngast hinda teada. Ja siis ma läksin sinna ja siis ta osutas sellele kaelakeele, ma võtsin selle vaateaknalt ära, andsin talle selle ette, tahtis teada, palju see maksab. See oli pärlkaelakee, see maksis $225, mis on tegelikult
selle kaelakee kohta odav, see oligi praegu viimane, uus kollektsioon tuleb kallim. Ja siis noh, seda ma talle ei öelnud selles mõttes, et ma jõudsin talle lihtsalt öelda selle, et see on mageveepärl ja noh, ots siis on nii-öelda sterling silver on ja et see oli viimane ja ühesõnaga, et kui ta tahab, ta võib proovida ja nii edasi, et see maksab $225 on . Ja siis ta vaatas seda, mõtles ja siis mul oli ka mingi, et kui sa tahad proovida, siis vabalt vaata. Ja siis ta oli mingi, ma ei tea, siis ma mingi ma aitan. Ja siis nagu lihtsalt ma seletan teile, võib-olla ma olen seda kuskil episoodis rääkinud ka juba, aga ongi see, et noh, praegu nüüd on meil veits talv ka on, et inimesel on mingid sallid või mingisugused mantlid, asjad, et siis ongi see, et endale kaelakeed niikuinii keeruline saada, et siis ma aitan tal selle kaela. Ja kuna seal oli see adjustable osa ka on et sa saad lühemaks ja pikemaks teha, siis mul oligi mingi, et ma panin praegu täpselt keskele, et vaatame, kus maal see on. Ja siis me läheme koos peegli ette, siis me vaatame, kus maal see on. Mõnikord, kui ma näen, et see ei ole nagu selle kõige parema koha peal, siis ma sätin ta paremini, aga nagu seal keskel talle just täpselt nagu andis selle õige mõõdu, mis ta mingi 45 sentimeetrit enam-vähem on. Ja siis oligi see, et ma saan teha lühemaks, et ta on siis seal kuskil 39-40 senti, kus ta jääb selle kaela augu sisse põhimõtteliselt on see keskmine osa ja et saab teha pikemaks, et kuhu ta läheb siis natuke dekoteesse, et see jälle nagu vastavalt outfitile sa saad kasutada erinevaid viise sellele on . Aga et ma ütlesin ka, et see keskel, mis tal oli, sobis väga hästi ja siis ühesõnaga siis me arutasime seda seal on et saad niimoodi panna niimoodi ja siis ma nagu enda peal nagu näitasin on et kus maal oleks teistmoodi. Ja see on väga nagu, väga fancy. Nagu selles mõttes. Väga personaalne. See on nagu väga personaalne, et ma võtan ju selle aja, ma aitan tal selle kaela, me võtame selle ära, siis me vaatame, kuidas sobib, millise nagu dekoteega sobiks. Väga tihti tulevad inimesed ka poodi niimoodi, et neil on pilt, et nad lähevad pulma, neil on hele sinine selline kleit, mis sa arvad, mis kaelakee ja kõrvarõngad sinna sobiks on . Ja siis me koos vaatame. Et see ei ole nagu, et sa ei tule lihtsalt poodi, osta asjad ja lähed ära. Ehk siis sealt tulebki see aeg, et kui ma hakkan sinuga koos disainima kaelakeed, see võtab mul tund aega. Võib-olla tund aega me disainime seda ja siis ma panen selle kokku ka veel. Et nagu see see on ju tegelikult tohutu aeg, mis sinna taha läheb. Ja sealt tuleb siis nii-öelda see hind. Ja ma ütleks, et meie nagu hinnad on praegu nagu nii madalal, kui nad olla saavad. Ja kui kellegi jaoks on see kallis, siis on väga lihtne, meie ei ole tema sihtgrupp. Ja täpselt nii ongi. Ja üks asi, meil on tegelikult üks Reels, väga ammu tegin selle Soulehele, ma mäletan. Ja seal ongi siuke Reels, kus öeldakse, et keegi on mingi, ma tean kohta, kus sellist asja saab odavamalt vaata. Ja siis järgmine nagu see on, kus mina tantsin seal ja siis järgmine see on, ma tean kliente, kes on nõus rohkem maksma vaata. Aga et tegelikult jällegi tuua võrdlus, sa võid ju saada selle tiigri silma käevõru kuskilt odavamalt ka. Aga sa ei saa odavamalt sama kvaliteediga, mina käsitööna tehtud ja nii edasi, seda ei ole võimalik saada odavamalt lõppkokkuvõttes. Ja siis seal üks tüdruk kommenteeris mu lemmiklause, nüüd ütles, et see on tema lemmiklause, nüüd on minu lemmiklause ka, et kui keegi ütleb, et sa oled liiga kallis, siis on see, et kui sa hakkad rohkem teenima, siis ma muutun odavaks. Minu meelest üli hea lihtsalt, et järelikult sa teenid vähe, vaata. Et nagu lõppkokkuvõttes, et ma olengi kallis järelikult sinu jaoks ja see teenus ei ole sulle. Et kui sa hakkad rohkem teenima, siis äkki on see teenus ka sulle. Et see nii-öelda hinna ja kalliduse suhe on väga suhteline, mis kelle jaoks. Et kui sinu jaoks on kallis see käevõru, siis mine ja leia kuskilt odavamalt. Või siis ei olegi vaja sulle seda. Ehk siis selles osas. Negatiivselt ma arvan, et ei saa mitte kuidagi öelda mulle, et kuidagi on kallis midagi. Ma tean väga hästi, miks ja kuidas on asjad hinnastatud. Ja kui ma peaksin selle kellelegi lahti seletama, siis saab iga inimene sellest aru, miks on niimoodi hinnastatud. Ma arvan ka, et nagu lõppkokkuvõttes me ütlesime, et siin väga mingeid negatiivseid kommentaare me ei ole saanud. Ja et nagu ma arvan ka, et hind pigem on olnud mul aastate pikkune raske asi on see, et Brendale öelda, kui palju me raha peame küsima asjade eest.
lõpedasin, nüüd sa oled paremaks saanud, aga alguses ikka tahtsid ma vahepeal andsin nagu inimestele tasuta ära anda asju inimestele. Ma ei andnud tasuta ära. No põhimõtteliselt. No vahepeal oli, kui inimene rääkis mingi nunnu loo mulle ja küsis soodsamalt, siis ma andsin. Ei no jah, aga üldse alguses nagu need baashinnad ka, sa tahtsid kuidagi ikka... Me tulime turule, no, come on. Ma saan aru jah, aga see on olnud pikk tee. Jah. Et õiget hinda saada. Nii et jah, küsimus siis oli, et kuidas negatiivsete kommentaaride arvamustega toime tulla, siis ma ütleks jah, et Soullehe puhul ei saa seda olla. Et nagu kui tuleb mingisugune negatiivne tagasiside tootele, siis see on vägagi teretulnud ja ma teen ekspertiisi ja kui ongi see negatiivne, siis see saab kaetud ja see on tegelikult ju positiivne, sest ma teen oma toodet siis paremaks lõppkokkuvõttes. Ja see, et keegi arvab, et midagi neil ei sobi, siis see on, see pole, nad ei olegi minu sihtgrupp, mind ei huvitagi nende arvamus suures pildis. Aga jah, Soulehega tõesti ei olnud, et pigem on ikkagi see nagu ülim kiitmine olnud. Just. Kas ei olnud just nagu mingi päev laupäeval, kui me olime koos poes, kus kaks naist kõndisid mööda ja sa kuulsid vist, kuidas üks ütles teisele, et nad tegid jõuludel kõva raha või midagi või? Ei, ma ei mäleta, kuidas ta ütles. Kas ta ütles, et nad tegid kõva raha või et see koht jõuludel teeb palju raha, ma ei mäleta. Tegi oli, minevikus selles oli, sest see oli hiljuti vaata. Ja. Et see just kaks naist nagu endiselt mööda ei sööd mingi, oi, see pood tegi normilt raha jõuludel. Nii et siis me Hans oli kuulnud, siis me naersime, et nagu nunnu. Aga kui võtta siis, et me rääkisime siin hästi nagu Soulehega siselt, aga korraks kui võtta nagu negatiivsete kommentaaridega just nagu tulla siis, kui sa teed podcasti või vlooge või tuled oma sotsiaalmeedias Instagramisse, teed meelelahutusse klipikesi ja postitusi, mida me teeme näiteks Miks mittega. Kuidas sa siis toime tuled nende negatiivsete kommentaaridega? Mina olen selles osas hästi halb inimene, kelle käest küsida nõu sellel teemal. Sest et negatiivsed kommentaarid lihtsalt ei mõjuta mind absoluutselt. Keegi võib kommenteerida, vaata paks loll üritab midagi rääkida, ei huvita. No, vaata... kui see inimene, kes see kommentaari jättis, ei ole mu ema, siis ma ei huvita. Nagu siis huvitaks, aga lihtsalt... Isa? No jah, isa, aga lihtsalt nagu minu jaoks, kui keegi kirjutab sükse asja, ta on tähtsusetu, mõttetu inimene, ta ei mängi mitte mingisugust rolli minu jaoks. Ja kui ta point ei ole midagi nagu konstruktiivset, et ma ei tea, ära kogu aeg ütle mingi aga või mis iganes, midagi nagu reaalselt, kuidas seda paremaks teha. Sinu point on see, et kui see on lihtsalt nagu õel mõttetu nõme kommentaar, et kellelgi ära panna või oma mingit mõttetut arvamust avaldada, mida ei ole küsitud selles osas. Et jällegi, kui sul ei ole midagi nagu mõistlikku, et nagu negatiivseid asju võib öelda, kui see on nagu mõistlik ja aitab kedagi. Kui see aitab meil paremaks seda asja teha, jumala eest, andke tuld vaata. Et jah, mis iganes, et see ei tähenda, et ma seda muudan selles mõttes. Et kui mina ütlen sõna Eesti ja et mina tulen Eesti, mitte Eestisse, siis sorry, aga ma ei hakka ju nagu, et kellegile see ei meeldi, ma ei hakka ju ennast selle jaoks muutma lõppkokkuvõttes. Et ma saan aru, et see trigerdab palju inimesi ja point on ju see, et mõlemad pidi on õige, me oleme sellest juba rääkinud, et siis nagu seda võib öelda, et näiteks, et ärge kasutage seda sõna või näiteks mingi aeg vlogidele meile öeldi, et ärge kasutage kogu aeg tavai. Aus, ma tean, et see meil sidesõna, seda võiks kontrollida, ma proovin seda teha vähem. Ma ei luba, et ma mitte kunagi enam ei kasuta seda, aga ma teen seda vähem. Ma ei tea, tavai on hea sõna. Tavai on hea, jah. Aga nagu ma proovin seda teha vähem, sest seda tõesti võib juhtuda, et 20 minuti vlogi, siis see on nagu reaalselt mingi 30 korda me mõlemad ütleme tavai, vaata. Et siis see võib nagu mõistlik teks, et ei ole nii palju, on ju. Aga see, et ma näiteks hakkan kasutama Eesti asemel Eestisse, sellepärast, et kellelegi meeldib nii rohkem, siis sorry, aga ma ei hakka ju ennast muutma kellegi teise soovi järgi. Ja mitte, et see oleks kuidagi vale. Yeah. Et see Eesti ei ole vale ka veel, vaata. Et ma saan aru, kui ma mingit asja kasutaks hästi valesti ja see häiriks väga palju inimesi, siis on mõistlik, et okei, et nagu ma proovin siis rääkida eesti keelt õigesti. Aga kuna see ei ole vale ka, siis
ma ei hakka ju sellepärast selles mõttes muutma, aga neid asju võib kirjutada ja see on aus selles mõttes, et ma ei võta seda üldse kuidagi, et issand, meil öeldi niimoodi, et nagu, et pigem see on mingi, tõesti, et nagu sa ise vaata ei pane võib-olla palju asju tähele, mida me teeme või on ju. Ei, absoluutselt, ei nagu see. Et see on nagu okei. Jah, et nagu konstruktiivne kriitika on alati väga teretulnud ja mina arvan, et sellest saab väga palju õppida ja areneda ja kasvada. Aga jah, minu point oli jah, need negatiivsed, nagu lihtsalt keegi ütleb, et sa oled mõttetu inimene. Jah, et nagu sellega on jah see, et kui inimene lihtsalt puhtalt õelusest jätab mingisuguseid kommentaare, et siis sul on nagu nii suva sellest. Jah, see nagu sul on nagu täiesti savi, see jätaks kõik vastamata. Jah. Ja kõik asjad ja mina kunagi ei suutnud seda teha, nagu ammu, ma ei mingi, mis mõttes ma ei vasta vaata, aga nüüd sama, väga paljudele asjadele lihtsalt nagu, et need inimesed ei ole väärt sekundit ka minu aega. Et nagu... ja mina ei saa sellest aru, kuidas mina olen väärt sekundit sinu ajast. Et nagu, minul on elus nii palju asju teha, nii palju toredaid asju, ma ei kujuta ette ka, et ma kulutaks sekundit ka tehes ma ei tea, et kuulates, vaadates. Et on väga palju sisu seal, mis ei ole mulle. Ja ma tean, et see ei ole mulle ja sellepärast ma ei vaata ka seda. Et kui see sisu ei ole mulle, miks ma võtaksin aega, et vaadata, kuulata seda ja siis veel kommenteerida, kui mõttetu see on. Jah, et see on sinu kõige väärtuslikum aeg või see vara, mis siin maailmas on sinu aeg. Et sama, ma ka ei mõista seda, et miks sa me oleme rääkinud selles, et miks vaadata. Aga nagu kõige huvitavam asi, millele ma olen mõelnud, on see, et kui keegi jätab kommentaari, et ala, et ma ei saa aru, miks te sihukest paska teete ja te olete täiesti nagu mõttetud inimesed ja mitte midagi kasulikku inimestele ei anna ja nii edasi. Siis ongi, esiteks on küsimus, et kas nagu ainult mingi harivisisu peab olema kuskil sotsiaalmeedias, et me teemegi meelelahutust ja nagu lõppkokkuvõttes, et sa ei pea kogu aeg, kõik ei pea olema millegi tarbimine ja õppimine ja nii edasi, et nagu inimesel on vaja lihtsalt olla ja puhata ka on ja esiteks, aga see selleks. Need inimesed, kes jätavad sellised kommentaare või kas või see sama, et sa oled mingi judgmental ja mingi bla 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 vaata või siis, et mida iganes, neid näiteid teate ise ka. Et siis need minu jaoks nagu on arusaamatu see, et kui keegi ütleb kellegile kommentaaris, et sa oled nagu nõme, mõttetu, sa ei anna mitte mingit pointi siin, miks te sihukest jama teete ja nii edasi, et need inimesed ei saa aru sellest, et nad ütlevad enda kohta selle kommentaariga mega palju. Ja, absoluutselt. Nad ütlevad ülipalju, milline on nende maailmapilt, mul tekib nii suur ülevaade sellest teadmatusest, anonüümsest inimesest. Mõni jätab oma nimega ka, et lihtsalt nagu, et eriti TikTok on vist nagu selles mõttes suht õudne koht, kus inimesed panevad täiega hullu. Mõnikord, kui käid, scrollid ringi, ma ei saa aru ka, mis kommentaarid need inimestel on. Ma ei saa pooltest kommentaaridest TikTokis. Võib-olla me liiga vanad selleks, ma ei tea. Mul ei ole TikToki, selles mõttes, meil on TikTok, aga Brenda Möllab tegeleb seal. Mina vahepeal, ja siis ta vahepeal näitab mulle ka kommentaar ja ei saa arugi. Ei saa, vaatan videot uuesti, ikka ei saa aru. Isegi nagu loed teisi kommentaare, ikka ei saa aru, et mõnikord ma just nagu teistel vaadates ka on ja, et ma ei räägi meie kommentaaridest. Ei, aga ma vahest räägin meie kommentaaridest ka, ei saa ikka aru. Jah. Kuidagi TikTokis on eriti palju seda. Ja, seda ma räägingi, et TikTokiks, et seal on niisugused nagu lambikad, mõned on nagu ägedad, TikTok on selles mõttes lahe vaata, et ongi see, et küsid seal mingid pulmateemad, siis inimesed täiega hakkavad rääkima vaata. TikTokis, see on lahe TikTok, et see on ülilahe, mulle väga palju rohkem, ma ütleks. Ja siis samal ajal on need, kes nagu väga midagi aru ei saa ja siis lihtsalt lambi mingid, ma ei tea, mis asju kommenteerivad, et ei saagi aru, mis nad täpselt mõtlevad või ütlevad, suva vaata. Aga sellised õenad asjad tulevad ikkagi anonüümselt ja nagu mis iganes on ja siis jah, ma ütleks, et need õelad kommentaarid ja asjad, mis meil tulnud on, meil on vist mingisugused filtrid peal kuskil, ma ei ole kindel, kas meil on nagu Instagramis. Mingid ropused, mingid asjad niikuinii vaata, aga ma ei mäleta, kas, ma tean, et neid saab panna muidu, kui keegi nagu väga muretseb selle pärast, et siis on võimalik ju mingisugused sõnad nagu bloki alla põhimõtteliselt panna. Aga ma ütleks jah, et jällegi,
kõik negatiivne, nii-öelda negatiivne tagasiside, mis meil tulnud on, mind ikkagi mingis ajas mõjutas palju rohkem. Jällegi, mida rohkem neid tuleb, seda rohkem sa saad aru, et need on nii mõttetud, nendele ei tasu üldse oma aega panna, aga et ongi see, et jällegi nagu sa mõtled sellele ju korra, kui sa seda kommentaari loed. Ja siis sa saadki aru, et see on nagu täiesti seosetu kommentaar. Esiteks, kui see on mingi kindla episoodi kohta, ma mäletan, mida ma seal rääkisin, kui ma ei mäleta, ma võib-olla kuulan selle koha üle, ma saan aru, et see inimene pole nagu, ma olen 20 minutit rääkinud mingit asja ja see inimene pole nagu sekundit ka aru saanud, millest ma räägin. Et ta saab üldse omamoodi asjadest aru vaata. Ja ma seletasin väga lahti mingid asjad, ta saab omamoodi aru, et täitsa suva vaata. Et ta ei saanud üldse pointile pihta, millest ma rääkisin ja seal ei ole ka see, et ainult mina nii arvan, vaid sellest on tulnud, me oleme ju teinud Instagrami mingisugused lood ja asjad storidesse ja ka teised inimesed arvavad samamoodi või nagu teised inimesed said aru. Mõnikord isegi juhtub, et ma kirjutan oma paarile sõbrannale, et ma tean, nad kuulavad podcasti ja küsin, kuidas nemad sellest aru said. Ja nemad saavad ka niimoodi aru, nagu mina aru sain ja mina rääkisin. Et siis ongi see, et tead, täiesti mõttetu, ta ei saa midagi aru vaata. Ja siis täpselt samamoodi need kommentaarid, mis ongi, ma ei tea, kasutage vähem tavai või need on väga okeid kommentaarid, see minu meelest ei ole isegi kuidagi negatiivne, see on mingi väga tore vaata, et siis teame nagu rohkem jälgida. Lihtsalt, et mõne jaoks võib tunduda see jube negatiivne on ja. Ja siis tulles tagasi selle juurde, kui keegi kirjutab kellegile, et sa oled mingi mõttetu inimene ja miks üldse sükest jama teed ja sisu puudub ja mida iganes, et siis nagu ongi see, et see nagu näitab selle inimese kohta tohutult palju. Et nagu mul tekivad, nagu esiteks mul tekivadki kohe nagu need mõtted, et mida sa teed, millega sa oma elus tegeled, mida sa teed oma elus, et sul ei ole mitte midagi targemat teha, kui vaadata sisu ja mingeid asju. Mitte midagi ei tee. Jah, siis, et sa vaatad sa vaatad inimesi, kes sulle ei meeldi, kuulad nende sisu, mis on sinu jaoks täiesti mõttetu seosetu, sa võtad oma aja, kirjutad kommentaari veel ja kui see on vaata niimoodi õelelt ja vastikult kirjutatud veel, siis nagu see inimene on nii kauge inimene minust, et kui ma päris elus selle inimesega kohtuksin, siis ma mitte kunagi ei suhtleks selle inimesega. Kui ma oleks samas seltskonnas selle inimesega, ma ei suhtleks temaga. Nagu viisak, ma ei tea, satud sünnipäevale näiteks, kellegi sünnipäevale sihukese inimesega kokku, siis, et kes on nagu, nagu sul ju tekib mingi kujutuspilt, vaata, et ta on nagu negatiivne ta võib-olla on anonüümselt negatiivne. Jah, ta on argpüks, vaata, sihukesed vennad on argpüksis. Ma tunnetan suht palju inimesi ära ka selles mõttes, et nagu, kas nad on, sa ju räägid inimesega juttu, sa saad tema maailmapildist suhtelt aru, et see, et nagu, et see ei tähenda, et nad pritsib ainult kõigile negatiivsust välja, aga selle inimese, mis on selle inimese silmaring, saab väga ruttu selle järgi aru, mitte ükski inimene, kes on avatud, intelligentne, tore inimene, kes on äge suhtleja, käib ringi, reisib, teeb mingeid ägedaid asju elus, ei lähe elu sees ütlema teisele inimesele, et sa oled mõttetu tont, sest et mingit mõttetut sisu ja üldse täiesti väärtusetu inimene oled. Mitte ükski siuke inimene ei lähe ühelegi teisele inimesele siukest asju ütlema, kommenteerima. Ehk siis niikuinii need inimesed, kellega mina suhtlen, kui ma mõtlen nüüd päris elus, siis ma ei suhtleks sellise inimesega. Et ta võib ju, et ma ei usu, et ükski sellistest inimestest läheb kuskil nüüd salaja kodus, istub teki all ja kommenteerib teisi inimesi, vaata. Ma ei usu, nagu nendel inimestel peab olema mingi maailmapilt. Ma ei ole nõus sellega, et see on siuke vaga vesi, sügav põhi, et inimesed suudavad manada igasugu fassaade endale ja ollagi, kuule, inimesed on ongi hullult nagu lihtsalt näitena, eks ole, et näitavad ennast, et nad on hästi, et nad on heterod, eks ole, ma ei tea, võib-olla kuskil juhtivas positsioonil, tegelikult on kodus on geid, on ju. Et selles mõttes... See on jälle nagu hästi teine teema, vaata. Jah, aga ma räägin, et sa ei saa lihtsalt võtta, et see, kuidas inimene esitleb ennast väljaspoole, sihukesed salavihkajaid. Aga ma ei mõtle üldse väljaspoole, ma räägingi inimese sisust.
no jah, et nagu sisemiselt inimene ongi positiivne, ta tegeleb oma asjadega, tal on hommikust õhtuni päevad täis pukitud, tal ei ole aega siukse jama jaoks. No ma ei ole nõus sellega, sellepärast et inimesed nagu, noh, nii palju on ju mingeid olukordi ja asju, mingi, temast ma ei oleks seda küll kunagi oodanud, miks siuke lause eksisteerib üldse, on ju, et seal et on inimesed, kes teevad igasugu, noh, on ju mingeid väga meeldivaid ja tored inimesi, mõrvarid, noh. No jah. Reisis tore pereinimene. Ma arvan, et on jälle mingid erandid, vaata. Et üldiselt, jah, mina jään ikkagi enda selle juurde. Võime jääda eri arvamusele selles absoluutselt võime. Et mina ikkagi jään selle juurde, et jah, võib olla absoluutselt sellised ka, tõesti, jah, mõrvarid ei ole kõik nagu ja pluss mina arvan, et kõik need kommenteerijad on selles mõttes on sellised tarkpüksid, et võib-olla nagu koos olles on nõus kõigega, mis sa räägid, vaata, mina arvan ka nii, ja siis kodus läheb, kirjutab, Hans on idikas, noh. No jah, võib olla, aga suuresti ma ikkagi arvan, et inimesed, kes on nagu meie inimesed nii-öelda, kellega mina igapäevaselt suhtleksin edasi, on nagu, neil on nii palju muid ägedaid asju teha, kui minna õhtul teki alla scrollima ja mingit jama tegema. Suures plaanis ma olen nõus, et inimesed, kellega me suhtleme ja kellega ma tahan suhelda, ei ole sellised inimesed, kes läheksid online'is kommenteerima, et kõik on, Okei. No ühesõnaga, minu point oli see, et kui tavaelus sa puutud sellise inimesega kokku, mingil määral sa saad tunnetad ära, võib-olla väga hästi õpitud fassaad, värgid, särgid, aga enamasti sa ju tunned ära selle inimese nagu silmaringi järgi, see, kuidas ta asjadesse suhtud, kui seltskonnas räägitakse mingist asjast, et ma lähen mingi sinna reisile mingi hetk, siis sa ju saad aru, kes suhtub sellesse positiivselt, kes elab sellele kaasa, kes on mingi, jälle lähed reisile, kus sa raha saad, vaata. Noh, et siukseid inimesi on ka mega palju, et mina ei suhtle selliste inimestega näiteks, et siis ongi see, et kas ma nende inimestega, et kui tulevad sellised kommentaarid, siis mul tekib mingi mõte, et nagu, et ma ei mõista ja ma ei hakka mitte kunagi seda mõistma, et keegi võtab oma aja, istub maha, vaatab, kuulab, isegi kui sa vaatad 3-4 korda nagu seal Instagramis, mida me oleme rääkinud, et see võib juhtuda sul ette ja me võime tulla väga tihti sul ette, kui sa vaatad iga kord meie video lõpuni, kuigi vihkad meid, või ja? Kui sa kommenteerid, siis usu mind, me tuleme veel sulle väga palju kordi ette, sest sa annad sellele kogu aeg algoritmile teada, et sa tahad meid näha, on. Et algoritm ei oska lugeda, et sa jätsid negatiivse kirja ja et sulle ei meeldi, on. Et järelikult ikkagi me mingid punkte me nendes inimestes vajutame, et miks nad meid vaatavad, miks nad seda kirjutavad, miks sa kirjutad mõttetut sisu. Et seal tuleb juurde mingisugused kadedused, väga palju kadedust võib olla mingites, et kas sa poega teenid või maksab peamiselt Hans kõik. Kohe tundub mulle seal kadeduse noot taga, vaata. Ja et kus selline arusaam üldse tekkis ja nii edasi. Et sealt siis nagu tekibki see tunne, et ma ei hakka mõistma, ma ei mõista neid inimesi ja kui ilmselt ma nagu päris elus pikalt sellise inimesega suhtleksin, siis ma ei suhtleks temaga. Ma arvan, et see suhtlus ei saaks kestma hakata, kui pika peale tuleb inimese pale välja, ehk siis miks mind peaks siis huvitama üldse nende inimeste arvamus, kellega ma päris elus ei sooviks võib-olla ühes ruumiski viibida, vaata. Nagu, et ma ei soovi negatiivset inimestega üldse kokku puutuda ja ilmselt elus ma pean seda tegema, aga oma kvaliteetaega ma nendega ei veeda. Ja samamoodi siis ma üritan seda tuua nagu siia nii-öelda neid kommentaare ka päris elu näitele. Ja sama näide on näiteks sellele, et kui sa mõtled, et oled kurb, et paned siin mingid stories'id ülesse, on ja või hakkad podcast'i tegema või mida iganes sa tegema hakkad ja järsku vaatab sind, ma ei tea, see sõltub, on. Alguses vaatab võib-olla 50 inimest, ühel hetkel vaatab 200 jube palju, aga mingil hetkel sul on mingi, aga mind vaatab ainult 200 inimest hästi mõttetu, on. Või 300-600, ma ei tea, 1000, siis pane see sinna, et kui sa lähed nüüd saali lavale ja sinu ees on 200 inimest, kas see on mõttetu, vaata. Et see on sama näide, et lihtsalt tuua seda nagu negatiivsete kommentaaride poolest ka tavaellu, et siis lõppkokkuvõttes need õelad, nõmedad kommentaarid on täiesti nagu mõttetud. Jah, on. Aga kuidas nendest üle saada, on see täpselt, mis mul oli eelmises episoodis nõuanne, sa lihtsalt saad neid analüüsid, mõtled ja saad aru ühel hetkel, et need on mõttetud, et nendel ei tasu aega panna. Ja. Aga pean ütlema, et mõnikord nad ajavad mind siiani närvi. Ja ma just tahtsin küsida siia lõppu, et jah, et
et ma tunnen, et ikkagi, et sul see teekond veel käib. Mul käib, ja. Mul käib hooti see. Et vahepeal sa ikka lähed nagu, teed screenshotid, saadad mulle. ja. Mitte, et ma saaks meie kõikidele keskkondadele ligi ei screenshot'e reaaldi, vaata, kas sa nägid seda, et jah, ja siis ma jälle üritan ikkagi seletada, et see ei vääri isegi seda 10 sekundit, mis me siin omavahel räägime, on ju. Aga ma pean ütlema, et sa oled väga palju tublimaks saanud nende aastatega. No muidugi alguses on väga hirmus, on ju. Keegi tuleb ütleb, et ma olen nõme. Jah. Aga ma olengi väga paljud inimeste arvates. Ei, ma räägin. Aga ma olengi. Ei, ma mõtlen lihtsalt, et ma olengi väga nõme väga paljude inimeste jaoks. Ja ma olen väga, väga tore paljude inimeste jaoks. Selle ma vist ka noorena juba mõtlesin välja. See on nagu see ehte värk, enne rääkisime. Ma tean, et ma ei meeldi kõigile. See on fine. Sa ei saagi meeldida. Ma ei tahagi meeldida kõigile. Sa ei saagi meeldida, sest ma isegi ei taha meeldida nendele inimestele, kes on need negatiivsed kurjad inimesed. Et see, et mul on omad inimesed, kellele ma tahan meeldida, mul on väga hea meel, et inimesed kuulavad ja vaatavad ja neile meeldib, aga ausalt ei tahagi kõigile meeldida. Ma ei hakka, sest et ma mõtlen seda, et kui ma tahaks kõigile meeldida, siis ma peaksin rääkima ja käituma väga igavalt. See ei ole võimalik. See ei olegi võimalik. See ei ole võimalik kõigile meeldida. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kui ma üritaks, et siis, et põhimõtteliselt, kas te teate, kes üritavad kõigile meeldida? Ei. Poliitikud. Siis ma peaksingi rääkima nagu poliitik siin, et ma jumala eest mitte ühegi oma sõna või arvamusega kellelegi halvasti ei ütleks või kellelegi viitaks kuidagi valesti. Ehk siis ma räägikski ainult nagu poliitik siin terve aeg. Ja sellepärast, ja seda enam, keegi ei salli poliitikuid. Ja miks nad ei salli? Sellepärast, et neil puudubki sisu selles osas, et nad räägivadki üldset ja kaua sa jaksad ühte suurt mulli kuulata. Just. Eks ole? Nii et lõppkokkuvõttes inimesed näevad läbi, et sa ei ole sina ise lõppkokkuvõttes. Ja üldse elus ka, kui see ei meeldi kellelegi, ei ole hullu. Las ta olla. Jah, absoluutselt. Aga nende negatiivsete kommentaaride osas on ka see veel, et ma ei taha nagu neile mõju anda, et nad vahel ajavad mind siiski närvi. aga see närv ongi see, et ma lihtsalt nagu mingi, ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. See on minu filosoofia ja vahepeal meie filosoofiat Brendaga põrkuvad sel teemal. Minu teema on, et me ei vasta üldse. Brenda mingitele asjadele ütleb ikkagi, et me peaksime vastama. See on siuke so inimeste tunnetuse värk. Aga minul ongi see, et minu arvates nendel inimestel isegi ei tohiks vastata, sest et nad ei ole väärt seda. Just. Ma nõustun, aga see ongi see osa, millest ma veel ei saa üle vaata. Et nagu mingitele asjadele ma pean vastama. Et nendega toime tulemine ongi see, et lihtsalt saad aru, et nagu kui need on lihtsalt õelalt kirjutatud, siis need ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ja võib-olla minu vähemalt tehnika üks nendest on see, et tuua seda päris ellu. Et kas päris elus see loeks mulle, kui mitte, siis sellel ei ole mingit mõju vaata. Jep, aga see ka ajaga tuleb ja. Ja lisaks nende kommentaaride, nende negatiivsete kommentaaride kõrvale siis tegelikult on ju väga palju positiivseid, aga tihti on niimoodi, et sul tuleb mingi 15 positiivset ja siis selle 15 peale võib-olla tuleb üks negatiivne. Ja siis pannakse Mis see ütlus on, et see tõrvatilk meepotis, et sul on vaja ainult ühte tilka tõrva meepoti sisse, et kogu pott ära rikkuda, on ju. Ja siis tihti pannaksegi kuidagi ajul on nii palju lihtsam seda nagu negatiivset kuidagi kinni haarata ja siis väga tihti võib juhtuda, et sa lähed nagu sukeldud hästi sügavalt selle negatiivse peale, et midagi oli ka San ja Paul, meil Austraalia pere küsis, kuidas podcastiga läheb ja värkis me mingi negatiivsed kommentaarid, aga siis ma mõtlesin ka, et nagu reaalselt meil on nagu mingisugune DM-ides iga nädal meil midagi kirjutatakse podcastiga.
kas keegi räägib mingil teemal kaasa, on reaalselt, kus inimesed saadavad 2 lehekülge meile mingisuguseid lugusid, mis neil meelde tuleb või midagi, mis nad meie podcast, mis episoodi nad kuulasid, siis nad justkui vastavad seal. Mingisuguseid muid lihtsalt toredaid kiidusõnu või positiivseid asju, aga just see, et nad räägivad kaasa. Et neid asju on päris palju ja siis selle vahele tuleb võib-olla 1 või 2 negatiivset kommentaari, korraks seal tuli ja siis, kui meilt küsiti podcasti kohta ka, siis asi, mis välja tuli, oli see, jaa, inimesed vihkavad meid, vaata. Ja siis pärast mõtleme ka, et tegelikult see oli mingi 100-st 2 kommentaari, mis oli nagu negatiivsed, aga kohe automaatselt me lülitame ennast sinna. Ehk siis see on jälle siuke hästi teadlik asi, mida jälgida, et sa ei teeks, sest see on nagu loll asi, vaata. Aga see vist ongi nagu inimese aju poolest, et ma mingil määral saan aru ka, miks inimene keskendub negatiivselt, et nagu, ütleme, kui asjad on positiivsed, näiteks vesikraanist tuleb, väga hea, majal küte töötab, positiivne on ju, siis positiivne tähendab seda ajule põhimõtteliselt, et sellega ei tule tegeleda. Elementaarne, unustan ära. Sellega on korras, sellele ei tohi keskenduda. Aga kui nüüd veetoru läheb lõhki, negatiivne asi, okei, sellega tuleb tegelema hakata, sest et muidu on halvasti. Ja siis on, ma arvan, et see ongi see, miks me keskendume selle negatiivsele. Jep. Ja seda tuleb meeles pidada nende kommentaaride kõige sellega sotsiaalmeedia asjadega, et tegelikult ei tohi anda sellele mõju ja väga palju mõju tuleb anda just nendele positiivsetele või nendele, kus inimesed räägivad kaasa. Ja on üks kommentaar, mis tuli paar päeva tagasi ja pean ütlema, et mul oli väga raske päev. Ja miks ma ühesõnaga ma tahan seda siin ette lugeda, sellepärast, et on niimoodi mõnikord, et me ise ei pane tähele, millele me rõhku paneme ja kuidas me mingisuguseid asju teeme. Ja siis lihtsalt, et kellegi hea positiivne kommentaar, millele sa lihtsalt mõtled, et nagu, ma jätaks. Siis võib-olla nagu see mõte siia, et alati tasub jätta seda nagu mingeid mõtteid, mis sul tekib, sellepärast, et sa kunagi ei tea, millal sa õigesse kohta jõuad või millal on see väga oluline sinu see, et mulle lihtsalt meeldib. Ma tahtsin teada anda, mulle lihtsalt meeldib. Sellest piisab, et see annaks nagu väga palju motivatsiooni selle nii-öelda tegemisele ja see oli asi, mida ma tahtsin rääkida siin sellepärast, et me võib-olla ka unustame sellest tihti ja mul läks üldse meelest ära, et sellest rääkida tahtsid. Brenda vahepeal saadab mulle Messengeri, saadab pildi ja paneb juurde, kirjutab, Brenda räägib podcastis. Jah, et siis nagu kuna me praegu lindistame minu telefoniga, siis ma ei saa vaata pärast ligi. Ja nii on lihtsam ühesõnaga. Ja siis ongi see, et lihtsalt need kommentaarid asjad, mis tulevadki, et mulle lihtsalt meeldib või ma kuulasin seda, oli äge, lihtsalt tahtsin seda märku anda, et see ei ole, et see on kõige tähtsam, et ma tahan seda välja tuua, et see ei oleks kuidagi vähemuses, sellepärast, et see te kunagi ei tea, millal see tõesti võib nagu hästi palju mõjutada või motiveerida teist inimest, sest minul oligi paar päeva taga, äkki see oligi üleeile või? Igal juhul ma olin tööl Soule poes ja nagu me sulgeme poodi ja see on emotsionaalselt väga nagu keeruline. Lisaks sellele me samal ajal nagu on meil uue äripinnaga rääkimised on ju, ühesõnaga meil on tööalaselt väga pingeline, ütleme niimoodi siis on ju, stressirohke, siis me ajame pulmaasju. Jah. Väga stressirohke, kahjuks pean seda ütlema. See on väga easy, seal ei ole absoluutselt stressi. Et nagu ma arvasin, et ei ole meil, aga näed, tuleb välja, et on. Ma arvan, et hästi palju rolli ilmselgelt mängib see, et me ei ole Eestis, vaata. Eks ta on palju keerulisem jah, seda asja ajada. Ja seal on nagu mingid asjad, mis nagu, kui seal on mingi asi, mis muidu tavaelus oleks mingi see, ei, siis seal nagu ajab nagu ei vaata, nagu väga nõme mõte vaata, et seal nagu kuidagi ekstra närvi. Et kui midagi on hästi äge, siis on nagu võimendatult ja kui midagi ei meeldi, siis kohe võimendatult ei meeldi ja siis nagu ei saa aru üldse, kuidas keegi selle peale tuli, et sükest asja võiks teha vaata, enam-vähem. Ja siis sinna otsa veel mingid teised inimesed, et nagu ühesõnaga mul oli paar päeva tagasi väga raske päev. Et ma olingi veits õhtul oligi siuke, et ma ei tea, siuke klomp oli kurgus ja raske oli olla, vaata. Et kuidagi siuke tunne, et tead, ma ei jaksa nagu kõige sellega tegeleda ja vloge teeme niikuinii juba üle nädala, et ei tea, kuidas selle podcastiga üldse ja
ei jaksa sellega ka võib-olla tegeleda, et alati, kui me seda teeme, on juba äge, aga lihtsalt nende asjade vahele mõnikord on hästi raske seda aega leida. Just. Ja siis mul oli mingite inimestega mingi jutuajamine, mis ajas mind hästi nagu endast välja mingite asjadega, et ma olin nii pettunud, ütleme niimoodi, ma olin hästi pettunud kõiges elus põhimõtteliselt. Mul oli väga raske. Ja siis ma tulin koju, hakkasin koristama, kraamisin, tegin mingeid asju ja siis otsisin oma telefoni ja nägin, et meil tuli YouTube'i kommentaar. Ja ma juba olin nagu, et mul niigi sitt päev, on ju. Brenda oli valmis kaklema. Ja ma olin mingi... Aga kiire oli ka, ma mõtlesin, et pärast, et ma pean jõudma nagu mul on nagu see teema, et kui mul ei ole aega vastata, siis ma ei vaata asju, sellepärast, et siis me unustame nädalaid ära vaata, et nagu kogu aeg sõidab asju sisse, et ma ei vaata. Ja siis ma kiiruga vaatan, on ju, et nagu ma samal ajal siin jooksin teise tuppa, et samal ajal kui kõnnin teise tuppa, siis ma vaatan. Ja ma lugesin seda kommentaari ja ma hakkasin nutma. Sellepärast, et see oli väga armas ja väga tore ja see oli väga oluline, nii et aitäh sulle, kes sa selle kirjutasid, tahtsin jagada seda siin ja ma ei ole talle vastanud, sellepärast, et ma tahtsin seda siin emotsiooni pealt niimoodi rääkida ja nüüd ma vastan talle, et me vastame talle siin episoodis, vaata. Aga sina olid samal ajal pesus veel, kui et siis sa sellepärast ei tea, et ma nutsin siin. Ja. Või ma ei nutnud, et ma nüüd ei hakanud pooleks tunniks nutma, aga see tõi mulle pisara silma, sellepärast, et see liigutas mind palju, sest see oli väga nagu õigesse kohta. Mul oli vaja seda väga tollel päeval. Ja siin on kirjutatud lihtsalt ühe episoodi alla. Miks mitte episoodi alla, ma nüüd ei tea millise, aga et siin on siis järgmine. 68 või 69 midagi sihukest. Oli viimane või? Ma ei ole kindel. Ma loen nüüd siis selle ette. Ma ei ole ise kunagi Austraalias käinud ega ole sellega muud moodi seotud, kui mõni tuttav ikka seal käinud. Eestis ma ka ei ela. Teie podcasti leidsin tänu sellele, et Brenda käis pallil. No ma käisin pallil aasta tagasi nüüd siis. No ma tegelikult 3 aastat järjest pallil käinud, aga viimane kord käisin aasta tagasi. Ei tea, millises korras ta räägib. Yeah. Teie podcast mu lemmar, just sellepärast, kui eluterved perspektiivid, ma ei oska öelda seda sõna. Perspektiivid. Yeah. Teil kõige suhtes on. Kui tahan, et meel ja närv puhata saab, keeran kõrvad teie poole. Ja Austraalia koha pealt tunnen end üsna spetsialistina juba. Keep going, nii mõnusad olete. Nii tore. Nii tore. Ja nagu Brenda enne rääkis negatiivsete kommentaaridega, vaata mul hakkas kohe silme ees tulema ka, et mis inimene see on. Tark, ilus, humoorikas, edukas, kaunis, kõik siuksed mõtted. Intelligentne, asjalik. Ja toreda huumorisoonega, sõnasepp on ju, kuidas ta siin on kirjutanud, et keeran kõrvad teie poole. Kõik, Nii et, mida te kommentaarides välja annate, räägib teist palju. Aga ühesõnaga, mulle nagu veel, see kõik on hästi tore, ma ei hakka siin nagu nüüd ekstra meid takka kiitma veel, aga mulle nagu meeldib see, et ta ei ole Austraalias käinud, aga Austraalia koha pealt tunneb ennast juba spetsialistina, vaata. Mul tekkis kohe huvi, et kus ta elab. Jah. Eestis ta ei ole. Me saame küsida talt. Jah. Nii et pärast vastame ka siis talle. Aitäh sulle ja tahtsin teada anda, et see kommentaar läks mulle väga hinge ja see oli väga õigel ajal kirjutatud. Ja see pidigi olema suht siis kirjutatud, sest mul oli teada just tulnud, vaata, nii et see pidi olema nagu lähitunni jooksul, sest ma viimati olin ju nagu rusikas silmaauku. Jah, nii et kunagi ärge alahinnake. Nii agressiivne ütlus. Mis asi? Nagu rusikas silmaauku. Issand jumal, miks me kasutame? Eesti keel pidi üldse olema vägivaldne keel. Väga vägivaldne keel. Nagu rusikas silmaauku. See on ju see bussijuhil ütled, lase mind siin maha, vaata. Ja neid on igasuguseid. Jah, väga tore kommentaar oli. Vot, selline värk. Ma arvan, et me võtame ühe veel ja siis jääb meil veel, ma arvan, mingi 4 podcasti jagu, või võib-olla 3 podcasti jagu küsimusi ja andke tuld, saatke juurde meile. Võite veel saata, võib-olla teeme mingil teisel teemal varsti. Ja, ma mõtlen just, et see Zoolehe teema oli väga palju, mis oli, et palun tehke sellest, et saatke siis küsimusi. Võt, võib-olla isegi saame kiirelt tehtud selle viimase küsimuse, sest et küsimuse algus on, mis on üks asi? Et võib öelda ühe asja. Miks me peame kiirelt tegema? Ei pea kiirelt tegema.
mis on üks asi, mida inimesed ettevõtluse kohta täielikult valesti mõistavad? Vot, Mina tean, sina väga ma hea, tean ühte asja. sest mina ei tea veel, Mina aga tean. vasta sina siis enne. Ma tean 2 asja nüüd juba. Mõtlema hakata, siis tuleb neid veel. Üks on see, et ettevõtlus on jube glamuurne. Et see nagu väljast minu meelest tundub, vähemalt nii palju, kui mina olen rääkinud teiste inimestega, kes ei olnud alguses ettevõtluses ja siis läksid sinna või mis iganes. Või jällegi inimesed, kes ei ole ja nagu kõrvalt seda vaatavad, et see tundub hästi nagu glamuurne ja siuke äge ja mingi, et noh, lähen tööle see päev, kui tahan ja see päev ei lähe tööle, kui ma ei taha ja põhimõtteliselt see paindlikkus mul on ja. Et kui mul on väga vaja, siis ma saan nädal vabaks võtta, ma ei pea kellegile mingit aru andma põhimõtteliselt. Aga see on ikka väga keeruline tegelikult, nagu et see on nagu suur asi, suur vastutus, et sa seda teed, sa pead väga palju planeerima, et seda teha, et see nagu näeb kõrvalt siuke välja, et tahan, lähen tööle, kui ei taha, siis ei lähe, umbes võtan, noh, et see on see sama vana nali, et noh, et see on nagu üks asi, glamuur, et see tundub väljast palju glamuursem, tegelikult ei ole. Teine asi, väga paljud inimesed arvavad, et kõik ettevõtjad on rikkad, et nad suplevad rahas, nad võivad rikkad olla, aga nagu noh, rikkad mis osas, raha, teadmised, kogemused ja, aga nagu suplevad rahas just, et noh, nad võivad kõike teha, umbes segavad seda pappi jalaga, lihtsalt lükkavad eest ära, et kõndida vaata. Siuke mulje jääb väga paljudel ettevõtluses, siis noh, esimesed aastad, ei, see ei käi niimoodi, kui sa tuled ettevõtlusega välja, sa ei suple kohe kindlasti rahas, pigem on seda puudu esimesed aastad, nii et need on nagu 2 põhilist, mis mul kohe pähe tulevad. Jah, ma ei teagi, nagu jah, need on asjad, aga tahaks nagu midagi lahedamat vastata. No ma siis ütlen ühe veel, ajaline vabadus, mis läheb natuke selle glamuuri juurde tõin selle, aga et see, et nagu, et ma ei viitsi käia mingi esmaspäevast reedeni 9-5 tööle, et ma hakkan ettevõtlust tegema ja siis sa töötad 24/7 ja reaalselt töötad iga päev, nagu me käisime eile Soulhepoes, me läheme täna Soulhepoodi, ma lähen homme sinna, ma lähen kuni järgmise pühapäevani sinna ja ma teen iga päev tööd. Mõni päev teen tund aega, mõni päev teen 15 minutit, mõni päev teen 12 tundi. Jah, ma arvan, Sõltub. jah, see, et ei taha esmaspäevast 9-5 tööl käia ja siis 7 päeva nädalas, et see on nagu et see, noh, oma ettevõte on nagu oma maja, et kunagi valmis ei saa või? midagi on alati nokitseda kuskilt ja midagi ikka tahaks veel paremini teha ja juurde teha ja et selles mõttes ma arvan, et see on nagu ja noh, sealt veel juurde tuua, et esimestel aastatel on seda kindlasti palju, et esimestel muidugi, aastatel, ehitad kui sa ülesse. tahad kiiresti üles ehitada ja sul raha niikuinii napib, siis sa töötadki 7 päeva nädalas 12 tundi ja see on nii oluline ka, et ma reaalselt, ma ei tea, nagu et praegu nüüd see aasta olen ma õppinud seda, et aeg ei jookse ainult eest ära. Et nagu ma pean panema kell 5 täna asjad kokku ja ma pean elama, ma peangi minema diivanina vedelema ka. Et ma muidu nagu põlen nii läbi, kui läbi saab põleda ja ma ei suuda ja ma ei saa nagu kogu selle asjaga hakkama. Et ma olen palju efektiivsem, kui ma õhtu võtan vabaks, kui see, et ma töötan 12 tundi iga päev järjest, mida me tegime esimesed 2 aastat. Okei, mitte 7 päeva jutti 12 tundi, aga mul oli ikkagi päevi, kus ma kella 3-4 öösel töötasin väga palju, tegin ehteid on ja. Et ma lihtsalt ei suutnud mitte midagi muud teha. Mul oli nagu kohe praegu kiiresti, meil on vaja neid asju teha, sest nagu muidu kui ma ei oleks nagu nii suure võimsusega seda teinud, siis alternatiiv oleks olnud, et ma oleks kuskile mujale tööle läinud ja teinud ikkagi põhitöö kõrvalt seda Soullehe asja. Aga mul oli see, et ma teen kohe täiskohaga Soullehed lihtsalt, ma panen hullu, et jõuda kiiremini sinna, et nagu siis ma oleks ikkagi põhitöö kõrvalt ikkagi teinud seda 2 korda kauem vaata. Et nagu, et see lihtsalt jah, et see sõltub, kuidas keegi mingid asju teeb, aga suures pildis ajaline vabadus mingil määral on, aga see kõrvalt tundub teistmoodi. See kõrvalt tundub, et umbes sa täiega oma aja peremees. Päris nii ei ole. jah. Mina ütleks oma ühe asja, ma nüüd mõtlesin välja lõpuks selle. No tore. Mina ütleksin oma ühe asja see, et inimesed arvavad, et ettevõtjad teavad alati 100% täpselt, mis nad teevad. Väga hea.
et jah, võin öelda, et väga palju restorani omanikke, kes võib-olla isegi ei tea, kuidas restoran töötama peaks täpselt, on ju, või aga sul on see kirg. Sul on see kirg, sa lihtsalt paned selle asja tööle, et lõppkokkuvõttes, et olla hea ettevõtja, sa pead olema hea probleemide lahendaja lihtsalt ja probleemid tulevad niikuinii ja muidugi, mida rohkem on sul teadmisi, oskusi, seda paremini ja seda efektiivsemalt suudad oma probleemid lahendada, aga see, et sa oled ettevõtja, ei tähenda, et sul on juba enne seda, kui sa ettevõtet alustad, jah, muidugi sul on mingi äriplaan, mingisugune eesmärk, asjad, aga sul ei ole 100% igaks olukorraks vastust kohe olemas. Seda ei ole võimalik õppida ka. Kindlasti on võimalik õppida igasugu riske ja asju nagu vältida ja kuidas läheneda asjadele, aga sa ei saa ette teada kõike, sest nagu iga ettevõte, mis sa teed, ju peab olema mingil määral ainulaadne. Just. Ja neid probleeme, mida sa ette tuleb, ei saa kõike, ei saa ennetada. Sa saad väga palju asju ennetada, kui sul on teadmised, aga sa ei saa väga palju asju ennetada. Nii et jah, mul oli üks hästi hea mõte veel sinna ettevõtluse selle juurde, mis sa just ütlesid, aga mul läks meelest ära. No võt. Ettevõtjatel lähevad ka asjad meelest ära. Jaa. Nii et kui meelde tuleb, annan teada. Just. Aga tõmbame otsad kokku või? Tõmbame otsad kokku. Enne kui sa hakkad siin lõpukõnet pidama. Lõpukõnet, nii. Ma teen siukse lükke, mida me tegime vist mingis episoodis veel. Ma mõtlesin, et see on lahe, see on nagu väike siuke treiler järgmises episoodi. Ma loen küsimusi ette, mida me järgmises episoodis, Soul episoodis hakkame. Mida me hakkame rääkima. Ma tegin seda väike teaser. Just täpselt. Oota, ma kaotasin järje ära. Nii, ja uus Soul episood tuleb teieni järgmine kord esimese küsimusega, kuidas aru saada, millal on aeg risk võtta. Ja meie varsti võtame palju riski, aga millal me võtsime enne riski, ei tea, seda räägime järgmisel korral. Võib-olla mitte nädala pärast, aga järgmine kord, kui jälle Soulhe teemadel räägime, siis anname teile teada. Nagu alati, vaadake meie igapäevategevusi Instagramis, miks mitte Austraalia ja ka TikTokis, kui te tahate näha rohkem. Teil on kõik see on vist 72. episood, kui teil on kõik 72 episoodi juba 4 korda ära kuulatud ja mõtlete, tahaks veel, nii tore on, nii põnev on, siis Patreonis ja Spotify's on meie boonusepisoodid olemas juba 16 tükki, kui ma ei eksi, nii et minge kuulake neid. Kui tahate Austraaliasse tulla, miks mitte austraalia@gmail.com, tulge konsultatsiooni meie juurde ja muidu olge mõnusad, ilusad suve, näeme juba järgmise. Tead, mis mul meelde tuli või? Noh. Mul tuli meelde, et ma jäksin selle Pärli naise loost rääkisin, on ju. Kas ma rääkisin siin episoodis seda või? Jah, mul jäi pooleli see. Ma pean selle ära lõpetama. Kas ma jäin rääkima sellest ostuteekonnast, kus ta proovis kaelakeed? Nii, seda rääkist ära. Ja siis me jõudsimegi sellele, et see on see eksklusiivne osa sellest, sinna läheb aega. Aga ma ju rääkisin alguses, tahtsin öelda, et ülipõnev on rääkida, jälgida tema ostuteekonda, kuidas ta sinna jõudis. Nii et ma pean ta ostuteekonna lõpetama siin. Nii. Ta ostuteekond siis oli see, et me proovisime kaelakeed, siis ta võtsin selle talt kaelast ära ja siis panin tagasi sellele mannenkeenile selle. Ta vaatas seda korra, ütles, ma võtan. Nii et selles mõttes ta ostis selle ära ja samal ajal, kui me läksime leti äärde ja ma panin seda pärlkaelakeed karpi, siis ta ütles mulle, et see on tema emadepäeva ja sünnipäeva kingitus, et pojad kinkisid talle raha ja ta pidigi siis ostma midagi, mis mingil hetkel tal silma jääb ja et tal on ühed sellised pärlkõrvarõngad ka. Nüüd on tal matchiv paar olemas ja ühesõnaga, et siin on nagu inimesed räägivad väga palju siis oma sellel ajal, kui ma pakin asju, siis inimesed ei seisa nagu, et me ei ole vait, vaata, et siis nad jutustavad ja sealt tegelikult saan ma ka väga palju infot kätte ja siis, kui ma pärast mõtlesin, et siis oligi see tema ostuteekond põhimõtteliselt, et ta ei olnud varasemalt mu klient, vähemalt see ei tulnud seal välja ja see ostuteekond oligi see, et ta kõndis tegelikult vaateaknast mööda. Ja ta kõndis vaateaknast mööda ja lisaks sellele, kui ma oleksin öelnud sellele vaadanud lihtsalt sealt vaateakna tagant mannekeni silti, see maksab $225, oleks olnud mingi aja, see pärlkaelakee on $225, kas sa tahad näha? Siis võib-olla ta oleks seal öelnud ei. Aga ma tõin selle mannekeni välja, ma näitasin, rääkisin, mis materjal on, panime selle kaela, proovisime, vaatasime ja see suur emotsioon seal taga mängib väga suurt rolli, lisaks sellele pärlkaela keele.
ja ta ostis selle. Võimalik, et oleks ostnud siis ka, kui ma oleks lihtsalt talle hinna ajanud, aga see emotsioon oleks seal puudu olnud. Just. Nii et seega siia lõppu. Vot, nii et siuke... Mõtlesin, see jäi poolikuks. Jah, kui sa olid inimene, kes pool episoodi mõtles, et mis sellest pärlikaelagi naisest sai, siis nii saad minna rahus magama, saad rahus edasi elada. Ostis omale emadepäeva ja Ostis emadepäeva ja sünnipäeva kingi endale. Nii et vot, aga muidu, kui Brenda nüüd uuesti vahele ei sega, siis olge mõnusad ja näeme järgmisel korral. Tšau. Tšau.